Tā kā, alaši zem simts punktiņiem bijuši šie rezultāti. Skatīsimies, vai regulārās sezonas noslēdzošies. Pärnu jõuab igal juhul siit viskele. Whitley teeb sealt, keerutab ja Whitley siin võib-olla ka päris ilusti sealt tagasi. Ševtšenko sööt välja, Whitley saab selle kätte 2 sekundit. Whitley ja teeb selliseid liigutusi nagu Steph Curry teeb. Ma räägin. Vahest üks. Ja Whitley lõpuni välja ning toob lõpetasid selle rabistamise enne ära. Pärnu pole ikkagi normaalselt rünnakurütmi veel leidnudki ja seegi rünnak Whitley lihtsalt paneb ära, aga 15 sekki üksi. Aga selles seerias on muidugi McCreeril kaitses ka ikkagi päris korralik pähkel olnud. Whitley paneb kolmesse kotti. Ja miks? Ja Whitley sealt hästi leiab Tamme ülesse. Välja arvata, mis veerandaja alguses pandi ja Rapla on hakanud ka. Whitley 3 punkti näppu püsti. Ja Whitley purjetab siin läbi kogu kaitse ja toob 2 ära. Esimene eksimus teisel poolel Kaugi Ainenilt. Whitley. Ja alla Tammele hästi. Hästi agressiivsed, ega vead on vastasel täis ka ja iseenesest ma väga ei usu, et nad täna joonendavad. Mida teeb Whitley? Mida teeb? Tamm. Whitley. Ja Ševtšenko eemalt ning 3 punkti ka Pärnule. 28. Ja siit tuli talle 4. ründelauk ka. Oi, Eelmäe laseb nüüd nagu postist endast Whitley mööda astuda. Tammega kattest. Whitley! Ja paneb üle! Kolmas. Võistkondikud vead täis ei ole, nii et võiks isegi suuremat agressiivsust sealt üles näidata. Aave Pökleri vastu ja tulevad. Ja seis muutub Pärnu jaoks järjest raskemaks. Aga Whitley. Ja Bobrov tuleb kattega üles, saab ka palli ja seal lüüakse pall käest lahti ning Whitley lõpetab korvi. Nagu natuke kõhkles. Nojah, ütleme talle jäätise kohta pidi selle viske võtma, aga Whitley siit toob 2 punkti ära. 4 punkti on Valgel täna koos. Vead on mõlemal ja Whitley nüüd. Sverre Aava vastu kohe sinna otsa joone poole, muidugi Sverre ei ole ka üldse väike mees selles suhtes. Tamme ja Veaga koos. Seal ei olnud põhimõtteliselt mitte keegi teda takistamas, Ojemuno tuli hilinemisega ja siis juba võrk sahises. Whitley ise korvi alla välja. Teist korda ka Kitsing hüppas, ma mõtlesin, et kas Alar Varrak on nagu talle öelnud, et seal Stankovitšil ei tohi lasta visata ja Whitley ja see on juba 3. Täpselt samamoodi nagu soojendusel rahulikult sealt varba pealt lased. Tehakse siin ikkagi, läheb täpselt samas taktis, aga nüüd Whitley.